Kallid sõbrad, kes te veel olete seal kohvitelgis, olge head, tulge sisse, võtke endal kohvitask kaasa. Õues on meil päris külm, nii et kui te tahate kuuma tassi endale siia kaasa võtta, siis olge head ja tehke seda peaasi, et kuuma kohvi vahepeal oma naabri peale ei kalla, siis on kõik hästi. Sest muidu on natuke imelik, kui järsku loengu ajal keegi karjuma hakkab. Nii, kallid sõbrad, aga nüüd on meil seminari aeg ja järgmiseks astub ette meil Maire Latvala, kes on meil Tartu vangla kaplan ja Eesti Metodisti kiriku vaimulik. Aga tegemist on ka väga, kui ma niimoodi tohin öelda, haritud ja targa inimesega, kes teab, mis ta räägib ja ta on ka lõpetanud Tartu Ülikooli doktorantuuri ja tal on kaitstud doktoritöö hingehoiu alal mitme erineva konfessiooni näitel. Nii et ta kindlasti on väga pädev ja teab seda, mida ta täna teiega jagab. Nii et ma loodan, et teil on vaim valmis, võib-olla on isegi hea, kui teil on mõni pastakas, paberileht, võib-olla isegi telefon või veel kuskile, kuhu te mõned märkmed teete, sest ma usun, et see saab olema ülesehitav ja huvitav. Nii et teeme ühe sooja aplausi. Maire, palun. Tänan. Nii, ma olen nüüd natuke samas hädas nagu Üllas Tankler, et mul oleks veel kolmandat kätt ka vaja. Et kas see saab selle jala mingi kiire nipiga või? Siis ma saan ka rääkida paremini kätega. Isegi selle tõstan siia kõrgemale. Niimoodi. Nii, minule anti siis, minule anti siis selline teema nagu terviklik tervis ja ma tunnistan ausalt, et kui ma sellise teema sain, siis mul lõi nagu äkki pildi tühjaks esimese asjana. Ma mõtlesin, et eldene aeg, et mida sellest küll rääkida. Aga siis natuke seedisin seda asja. Et jah, just see esimene reaktsioon oli see tappealastust, et selline teema. Aga kui me paneme selle nüüd selle suvekonverentsi konteksti, mida on kutsutud välja minema, evangeeliumi kuulutama, siis tegelikult ei ole ainult oluline see, kelle juurde me läheme ja mis meetodiga me läheme ja ühesõnaga meie see nagu tegevuse pool, vaid tegelikult korraks tahaks peatuda ka selle teema juures, kes meie oleme kui kuulutajad, meie kui Jumala riigi töötegijad, meie kui Jumala tööriistad, missugused me oleme. Sest mingis mõttes minu loogika ütleb, et sellest tuleb nagu alustada ja alles siis hakkame rääkima, et kas ma olen üldse kõlblik tööriist ja mis üldse selle tööriistaga teha saab, eks ole. Et minu abikaasal on kõik võimalikke kummalisi tööriistu, millest ma isegi aru ei saa. Tal on seal mingi, ütleme, ma oskan nimetada näpitsaid ja kruvikeerajaid, aga tal on mingeid väga kummalisi kõverikke, millele ma ei oska nimegi anda. Et kas ma olen üldse nagu, kui ma nüüd panen nagu selle inimese konteksti, kas mina kui inimene olen üldse kasutatav Jumala käes? Ja läheb ikka pilt edasi ka ja väga hea. Aga hakkame jälle, nii nagu siin keegi juba ütles, et kõik lugu algab ikka esimese Moosese raamatu algusest. Teie lohutuseks mitte esimesest peatükist, vaid teisest peatükist tahan ma rääkida. Nii et juba ühe peatüki me võitsime. Jumal lõi inimese
algselt, eks ole, kui mateeria. Ja siis me loeme sellest 2. peatüki 7. salmist, Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, puhus tema ninasse eluhinguse, nõnda sai inimene elavaks hingeks. Et siin on juttu siis sellest mateeria osast ja hinge osast. See hing saab olla suhtes Jumalaga. Seal on, või tegelikult, jah, ma nüüd hakkasin juba ise soperdama, vaim saab olla suhtes Jumalaga. Et inimesele anti võime olla Jumalaga kontaktis seal Eedeni aias. Me loeme sellest, kuidas Jumal vestleb inimesega. Kui ta annab seal need käsud või keelud, eks ju, et seda puud ära torgi, aga kõiki teisi puid sa võid, eks ju, võtta, süüa, vaadata, imetleda. Ja kui inimene on ka juba eksinud ja siis öeldakse ka, et Jumal jalutab seal Eedeni aias ringi, nagu tavaline inimene, huvitav pilt. Ja ta hõikab Aadamat ja hõikab Eevat. Mõelge, kui vahva, kui Jumal jalutaksid telgi tagant mööda ja hõikaks, Maire, tule telgist välja. See oleks kuidagi, täitsa uskumatu. Aga selline, nii tavaline tegelikult oli see suhe Jumalal ja Aadamal ja Eeval omavahel, enne kui nad pattu langesid. Niisiis, ihu on nähtav osa meist. Ma vahepeal kontrollin, et meil on ikka sama pilt ees. 2. Korintuse kirja 5. peatükis Paulus kirjutab, me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kiistakse, on meil elamu Jumala käest, sest selles maises me ägame igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Me oleme ka telgis. Homme tõmmatakse see telk alla, pakitakse rekkasse ja ta sõidab järgmisesse punkti, kus seda tarvis on. Ja kui võtta nüüd see sama pilt, et meie keha on see sama nagu telk, mis on ainult ajutiseks matkamiseks püsti pandud, et seal hing saaks sees ööbida ja natukene nii-öelda laagerdada. Ja kui laagriaeg saab läbi ja viimane aamen on öeldud, siis pakitakse telk kokku. Ta ei panda rekkasse, vaid me teame, ta pannakse kirstu. Ja? Telk pakitakse kokku ja hing saab edasi elada. Kui ma mõtlesin, et kuidas ma nagu eristan hinge ja vaimu, et siis ma nimetaks nii, et hing on kui iseloom või mõtted või tunded. Ja Jakobuse kirja 3. peatükk 14-15 on ka öeldud, et kui teie südames on kibedud kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, teemonlik. Et siin on just nagu see mõtete või tunnete tasand ja siin on nagu räägitud, see hing on siin algsõna kreeka keeles on sama, mis nagu psühholoogia ja kõik muud sellised psühhiaatria ja sellised sõnad tulevad, psühhee. Ja kui ma nüüd mõtlen jälle edasi, et vaim on siis mingis mõttes nagu selline, kui me kujutame mingit masinat ette, ta on nagu mingi juhtpaneel, mis määrab ära, kuhu poole ihu ja hing liiguvad, mida inimene üldse taotleb elus, millest ta unistab, mille nimel ta elab, mis talle annab jõudu. Ja pühakiri ütleb ka seda, et ilma Kristuseta võib vaim olla surnud. Efesose 2. peatükk 1. salm. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. No, on ju selge, et me ei olnud ju surnud, me olime sündinud ja me elasime enne Kristust ka kuidagimoodi oma elu. Me ei olnud surnud, aga meie vaim oli surnud selles tähenduses. Me ei saanud olla ühenduses Jumalaga. Kolossa kirjas Paulus samamoodi kirjutab 2. peatükk 13. salm.
teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud. Milleks peaks Jumal meid elavaks tegema, kui me juba elasime? Me olime enne surnud. Ja esimeses Thessalonika kirjas on siis tegelikult, see on üks väga väheseid kohti, kus on nagu selline vaim, hing ja ihu kombinatsioon nagu ühes kirjakohas olemas. Et niimoodi ühe või kahe kaupa neid esineb piiblis mujalgi, aga see kolmik on siin, 5. peatükk, 23. salm. Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseni. Ja siin on jälle, hing on nagu see psühhee või nagu see mõtted, tunded tasand, ihu on sooma ja vaim on pneuma ja siis tegelikult sedasama vaim ehk pneuma, sedasama sõna kasutatakse ka püha vaimu kohta, kui räägitakse Jumala vaimust. Et siin ongi nagu need erinevad terminid. Nüüd lähemale nagu teemasse. Mul on õudne kribukiri, ma pean täitsa lähedale panema. Et kuidas me näeme piiblis, milline on piibli lähenemine tervisele ja haigusele? Kõigepealt ma toon esile nagu hulganisti kirjakohti, kus on räägitud tervenemisest. Eelia, 1. kuningate raamatu 17. peatükis, seal on selline lugu, et seal on Sareptast üks lesknaine ja vanal ajal oli see, eks ju, et mees pidas naist üleval, nii et meest tal polnud, selle naisel oli ainult üks poeg, kes nagu oli selle naise põhimõtteliselt lootus, et tema toidab teda. Ja nüüd see poiss sureb ära. Et väga räbal olukord selle naise jaoks ja Eelia siis äratab ta ellu. Siis on Süüria väepealik Naaman. Üks mu lemmiklugusid piiblist tegelikult, see on selles mõttes vahva, et Naamanil oli pidalitõbi, ta kuuleb, et on suur prohvet, kelle juurde tulla, Eliisa, ja siis ta tuleb ja siis Eliisa põhimõtteliselt ei lähe talle isegi välja vastu. Ta saadab oma teenija, ütleb, et kuule, tead, mine suple seal vees ja 7 korda ja siis saad vabaks ja siis see väepealik nii vihastab. Mis asja? See prohvet on nagu, mis asja ta endast arvab. Et kuidas ta niimoodi minusse suhtub, et ta oleks võinud nagu väljagi tulla või midagi, vehkida käega taeva poole ja teha mingeid liigutusi. Ja tal oli kindel ettekujutus, kuidas Jumal peab toimima. Ja siis ta oli nii vihane, ta oli valmis nagu lihtsalt käega lööma, ära minema. Õnneks tal oli tarku teenijaid ja nad ütlesid, et aga mis see sulle maksab, et käi pulli pärast, hüppa vette on ja et ega mis see sulle maksab, sa ei kaota mitte midagi. Ja ta teeb seda, aga ta saabki terveks. Et minu jaoks on see huvitav lugu ka sellest, et siin ei ole üldse võtmeküsimus, kui palju see Naaman ise usub või ei usu. Siin on see prohvet, andis selle sõna, ta ütles, et sa saad terveks, kui sa lähed ja teed seda. Naaman põhimõtteliselt ju vihastab ja niimoodi vahutab sellel teema üle, et ma ei tee seda, see ei sobi mulle. Sellisel viisil Jumal ei tervenda. Ja kui ta seda teeb ikkagi, niimoodi suht vastu tahtmist, et ma näitan teile, et midagi ju ei muutu, siis tegelikult Jumal ikkagi teeb. Nii vahva, et Jumal on selline suverään, Jumal teeb, mis tema tahab ja tema ei vaata jonnipunni peale, vaid ta armastab ikkagi meid, kui me ka jonnime, kui me ka ütleme, et ma ei usu sind üldse Jumal, sa oled üldse mingi imelik tüüp. Jumal ikka armastab meid ja kui ta tahab, siis tema meid ka tervendab. Nüüd mul kadus ekraani pealt pilt ära, sest ma kukkusin jutlustama. Nii, et järgmine jutt on siis Nebukadnetsarist, kes läks, ütleme lihtsalt öeldes peast segi, ta oli kuningas, ta oli ülbe kuningas, Jumala sõna peale tegelikult ta kaotas mõistuse. Ja tegelikult ka Jumala sõna peale ta terveneb. Et siin on nagu näha vaimuhaiguse tervenemise lugu.
siis on lõputult kirjakohti, ma ei hakka neid tõesti ette lugema. Kellel huvi on, võib kas või pärast slaide vaadata, minu käest küsida. Et on räägitud sellest, kuidas Jumala ligiolu meid trööstib, eks ju, sest ka kurbus võib olla nii-öelda mööduv nähtus, aga võib olla ka see, et mõned inimesed on pidevas kurbuses ja seda nimetatakse depressiooniks. Ja räägitakse püha vaimust kui lohutajast Johannese evangeeliumis. Jesaja raamat on väga võimas ja seal on nagu nii eriliselt räägitud Jumala sulasest, kelle kannatuse läbi meile tuleb tervis. Ja kui nüüd võtta Jeesus, kui palju erinevaid haigusi Jeesus tervendas, ma hakkasin nagu lihtsalt üldistama, isegi mitte välja tooma konkreetselt pimedaid, kurte, tummasid, jalutuid, halvatuid, eks ole, kurjadest vaimudest vaevatuid ja siinkohal mõned piibli tõlgendajad on pakkunud, et äkki need on psüühikahäired, eks ju, vanal ajal ei osatud diagnoosida, aga olles ka vangla psühhiaatri osakonnas ise käinud inimestega vestlemas, siis ma olen täiesti kindel, et on olemas 2 erinevat asja või isegi nagu 3 nii-öelda, et on olemas eraldi psüühikahäired, mida saabki ravida nii-öelda ka ilmalike meetoditega, vahel nad alluvad ravile, vahel vähem, on olemas kurjadest vaimudest vaevatus ja on olemas 3, kus on segu mõlemast, kus see psüühikahäire põimub kokku selle vaimust vaevatusega. Et ma olen vestelnud selliste inimestega, kelle puhul tõesti nagu mulje on, et tal on mõlemat. Ma olen vestelnud nende inimestega, kelle puhul ma saan aru, et siin on ainult nagu psüühikahäirega tegemist, sest ta nagu süda on puhas, ta kuulub Jumalale. Need on erinevad asjad. Nii et kui me loeme ka neid kirjakohti, et Jeesus tervendab purjadest vaimudest, et seal võib olla mitut erinevat liiki nagu teemasid, et lihtsalt tolle aja nagu mõistes ka psüühikahäired liigitusid nagu selle alla, neid ei osatud nagu paremini kuidagi tollel ajal ka nimetada. Minu jaoks väga erilised 2 kirjakohta on väeülema teenri tervendamine ja Kaananea naise tütre vabastamine kurjadest vaimudest. Need on ka natuke sarnased selle Naamani looga, võib-olla sellepärast, et meeldivad mulle. Et seal on nagu see, et Jeesus ei tule kohale ega tee mingit, jälle see kätega viibutamist või mingit puudutamist või nagu ta ühe pimeda puhul ta tegi, eks ju, sülitas maha ja tegi seda soppa ja pani talle silma. Et seal on tegelikult see, et ta ütleb sõna. Et Jeesus oli tegelikult teel selle väeülema teenri juurde, aga väeülem ise saatis käskjala ja ütles, et ära tule, sa oled nii jauline inimene ja teine asi, et tegelikult juutide või juudi õpetlaste jaoks ei olnud ka nagu korrektne või püha nii-öelda külastada Rooma sõdureid või ütleme, need olid roojased nende jaoks, nende juurde ei mindud. Jeesus oli minemas ja siis see väeülem, ilmselt ta juba saab ise aru, et see ilmselt nagu läheb kuidagi üle piiri. Ja temas on nii palju usku, et saadab selle käskjala ja ütleb, et näed, et ma olen ise ka, eks ju, armees töötan, et kui mulle antakse käsk, ma teen käsu ära, no problem on ju, et anna sina ka üks käsk lihtsalt. Küll need tegelased seal tähtamatus maailmas ajavad asja korda. Ja Jeesus ütleb, et ma ei ole sellist usku Iisraeliski näinud. Kaananea naise tütre puhul on natuke sama lugu, et see naine käib ja nuiab Jeesuse selja taga, ta ka kisendab kõva häälega, juba jüngritel on siiber täiesti, nad ütlevad, saada see naine minema, et kaua ta lõugab siin ja segab meid meie pühas ettevõtmises. Ja huvitav on ka see, et Jeesus ei tegele temaga kohe, vaid ta lasebki natukene sellel olukorral nagu eskaleeruda. Ja siis toimub see huvitav dialoog, kus Jeesus tegelikult nagu ütleb, et ei, et mind ei ole saadetud muude kui iisraelilaste juurde. Ja siis see naine on tegelikult, tal on ikka kindel eesmärk, ma ei lase minema seda võimalust. Ja tema usk on väga suur ja ta ütleb, et ka koerakesed, eks ju, saavad laste leivaraasukesi laua pealt ja koerake
Iisraeli kontekstis jällegi koer oli ebapüha loom, ta oli rüve loom, nii nagu sigagi. Et nii nagu meil tänapäeval, et kõik minu piirkond, kus ma elan, kõigil on koer, on ju, et eldene aeg Iisraelis ei peetud koeri niimoodi lemmikloomana. Nad olid rüvedad loomad iisraellaste jaoks. Aga et koerakenegi sööb seda leivaraasukest, mis pudeneb. See naine alandab ennast ja Jeesus halastab ta peale. Nüüd ma peaks vist slaidi vahetama. Ja nüüd? Jah. Siis on veel huvitavad paar kohta apostlite tegudes. Kõigepealt 5. peatükis. Salmid 12 ja 15, ma olen natuke vahele jätnud, et aega säästa. Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, nii et nad kandsid ka haigeid tänavatele ning panid need kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema varigi langeks mõne peale neist. Ja? Vari, mitte puudutus. Kui Jeesus ja veritõbine naine kokku said, siis oli see, et see naine krabas Jeesuse hõlmast kinni, aga siin on vari. Ja apostlite 28, salmid 3-6, väga huvitav jällegi. Eellugu on see, et Paulus on tegelikult laeva huku läbi teinud. Me võiksime hakata juba sellest rääkima, et kuidas Jumal üldse lasi sellisele suurele apostlile, Jumala saadikule siukse jama kaela sadada. Laeva hukk nagu, ta on jeeli pääseb nagu surmast. Nii, ja nüüd vaadake, mis ta põhimõtteliselt võiks öelda, et sattus vihma käest räästa alla, jah? Aga kui Paulus oli korjanud kokku hulga hagu ja asetanud lõkkesse, tuli sealt palavuse tõttu välja mürkmadu ja hakkas tema kätte kinni. Kui umbkäeliselt nägid seda elukat tema käe küljes ripub, kujutage ette, et mul on käsi ja siin ripub nagu mingi mürkmadu nagu. Nad nagu vaatavad, et mis asja nagu, Pauluse küljes ripub praegu mürkmadu, kui õudne olukord tegelikult. Nii, kui nad nägid seda elukat tema käe küljes rippuvat, ütlesid nad üksteisele, kindlasti on see mees mõrtsukas, keda õigluse jumalanna ei lase elada, kuigi ta on merest pääsenud. Neil on õigluse tunnetus, ega niisama juhtu, tead, õigele inimesele juhtu halba, on ju? Ta on mingi pätt, ta on raudselt kellegi salaja maha koksanud. Ja nüüd vaata, nüüd talle tuleb nagu kätte see tema palk. Siin on see mürkmadu, nüüd on talle saadetud see kaela. Nii, tema aga raputas eluka tulle, ega tundnud mingit viga. Nad ootasid küll, et ta tursub üles või langeb surnult maha. Kujutage ette, nad kõik ootavad, jullavad niimoodi, et millalt kukuma hakkab. Ei kuku, ikka veel ei kuku. Vaatame edasi. Ikka veel ei kuku. Ma ei kujuta ette nagu, mis inimesed nad olid. Nad nagu lootsid, et ta sureb ära või? Tegelikult ilmselt lihtsalt see eeldus on loogiline, et tollel ajal ei olnud mingit seda vastumürki anda, eks ole. Nii, nad ootasid küll, et ta tursub üles või langeb surnult maha. Aga kui nad olid kaua oodanud ja nägid, et Paulusega ei juhtu midagi iseäralikku, siis nende arvamus muutus ning nad ütlesid ta oleva Jumala. Vaat nii. Et ühest äärmusest teise. Ta on mõrtsukas, ta on Jumal. Aga Jumal tegi sellise ime siis Pauluse jaoks. Nii. Aga natukene sellele roosilisele pildile veel juurde, vürtsi ka. Et tegelikult on ka selliseid lugusid piiblis, kus inimesed on haiged ja nad ei parane. 1. Moosese raamatu 32. peatükis on hästi huvitav kirjakoht. Ma just hiljuti lugesin selle uuesti üle. Et Jaakob tegelikult, see on öö, millal ta kardab kohtumist oma vennaga, Eesaviga, sest ta on tal ennem naha üle kõrvade tõmmanud, ta on teda petnud. Ta saadab seal kõik need karjad kingituseks Eesavile ja saadab oma kõik need naised, lapsed ja kõik asjad, varandused minema ja ta jääb üksinda. Ja ta nagu võitleb. Võib-olla
me mõtleme, et see oli vaimus ja selline vaimuvõitlus, et seal on tegelikult öeldud, et ta reaalselt maadles ühe mehega, Jumala saadikuga. Aga ta oli nii vinske mees, et ta terve öö maadles. Ja siis seal on veel räägitud sellest, et see teine nagu vaatas, et ta ei pääsegi ära. Ja siis selleks, et ära pääseda, ta vigastas tema, ta lõi nagu selle puusaliigese liigesest välja. Ja Jakob ütleb, ta on ikka veel nii vinske. Oleks võinud vabalt mingi maadlemise olümpia võita. Et ta on nii vinske, ta ei lase lahti. Ta ütleb, et ma ei lase sind enne lahti, kui sa mind ei õnnista. Ja ta niimoodi hoiab küünte ja hammastega kinni. Õnnista mind. Ta saab aru, et see ei ole mingi niisama pätt tee peal, kes temaga kakelda tahtis. Õnnista mind. Aga selle õnnistuse kaudu tuleb tegelikult füüsiline puue Jakob ellu. Ja sealt edasi ta lonkab. Jakob saab uue nime, ta on Iisrael, teda õnnistatakse, tema tulevaid põlvi õnnistatakse, aga ta lonkab. Ma isegi mõtlen seda, et võib-olla see lonkamine jälle tahab Paulus tulla vahele, Jakobile pidi meelde tuletama seda võitlust, meelde tuletama seda, kust ta tuli ja millise õnnistuse ta sai. Aga see on ainult minu mõte, seda piiblis kirjas ei ole. Moosesel oli mingisugune kõnenemisdefekt, me ei tea milline. Meil on laagris ka logopeed, Lea näiteks, me võiksime Lea käest küsida, milliseid kõiki erinevaid kõnelemisdefekte on olemas, aga piiblis on lihtsalt öeldud seda, et tal oli raske keel või ütleme, Mooses ise ütleb, et umbes saada, keda sa iganes saadad, ära ainult mind saada, et ma ei suuda rääkida, mul on raske keel, inimesed ei saa minust aru. Ja see on ka nii huvitav, mis Jumal seal ütleb, et kas Jumal ei ole loonud pimeda ja keeletu. Kui te ei usu mind, vaadake järgi, seal on see kirjas. Ma kirjutan seda välja, see on 2. Moosese raamatu 4. peatükk ja salmid 10-11. Seal on öeldud, kas Jumal ei ole mitte loonud nii nägijat kui pimedat, kui kõnelejat ja keeletut. Umbes niimoodi on seal öeldud. Siis üks, ma arvan, väga tuntud lugu on Hanna, kes oli viljatu, kes ei saanud lapsi. Ja isegi võib-olla mitte see ei olnud see tema, siuke põhiline, aga selle tõttu ta oli ka kibestunud. Ta oli kibestunud, kuni siis Jumal annab talle. Ja näiteks ka Iobi lugu, vana klassika, jah. Iobil on tegelikult üks suur katastroofi jada juhtub temaga. Ta kaotab lapsed, vara, tervise. Tema ka kibestub. Siin ma olen ka välja toonud ühe kirjakoha. Ma oleksin pidanud selle välja trükkima. Aga jah, ta nagu ütleb, et miks peab üldse selline inimene elama? Miks selline inimene peab üldse elupäevi nägema? Miks ta ei võinud ema üsas surra turvaliselt, pimedust kogedes? Et miks oli tal valgust vaja üldse näha? Need on Iobi sõnad. Võib-olla mõnigi, kes on oma elus olnud mõnes väga raskes hetkes, on samamoodi mõelnud. Miks mulle üldse elupäevi anti? Nüüd väga oluline huvitav kirjakoht on Johannese 9. peatükis. On pimedalt sündinud mees ja ta on tegelikult 40-aastane. Me võiksime küsida, et 40 aastat Elden aeg, ta pidi nii pikalt kannatama, enne kui Jumal teda tervendas. Miks ometi? Ja jüngritel oli hoopis teine teema. Nendel oli suur mure, et kes tegi pattu, kes oli süüdi. See mõte oli hästi selline lineaarne, et ega õige inimene ju ei kannata. See on see sama asi nagu Pauluse ja need umbkeelsed on ja vaatasid, et nii mürk, madu, mõrtsukas, nii selge. Ja nüüd Jeesuse jüngrid tegelikult panid samamoodi, panid plaksti selle sildi külge, patune, ainult et pole selge veel, kes tegi pattu. Ema tegi pattu, isa tegi pattu, äkki ta ise tegi pattu, kuidas ta tegi enne sündimist pattu, kui ta sündis pimedana, ei tea. Aga et keegi tegi pattu. Raudselt, sest teisiti ei saa. See oli selline lineaarne mõtlemine. Aga Jeesus siin ütleb, et ei ole pattu teinud ei tema ise ega vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod.
Ja me ei tea ka, mis asi oli vai Pauluse kehas, et seal on ka mitmeid arvamusi olnud. See on 2. Korintuse 12. peatükis, Paulus mainib seda, et on mingeid oletusi olnud, nagu, et mis see tervise häda võis olla, aga siin ei ole nagu piibli, ütleme, uurijad olnud üksmeelel, et mis see võis olla. Aga midagi oli, mis teda häiris, mis takistas nagu tavalist toimetamist. Nii. Kui nüüd kuidagi nagu kokku, ma vaatan, et üllatavalt kiiresti läheb see aeg, jah? Eks te siis, kui te olete kõik ära läinud, siis ma lõpetan rääkimise. Et nojah, aga teised kõnelejad peavad siis kuskil mõnes teises telgis koha sisse võtma. Ja küll, ma püüan seda kuidagi nagu kontseptualiseerida või nagu kokku võtta, et me elame selles langenud maailmas, nii nagu seal see 1. Moosese raamat räägib, on seal patulangemine toimunud. Jumal ikkagi tegutseb meie maailmas edasi, me näeme seda selgelt tervenemiste kaudu, me näeme seda selgelt, kuidas Jumal lohutab, kinnitab, julgustab ja kui me vähegi oleme usus ise olnud, me oleme seda tõenäoliselt omal nahal kogenud, et Jumal on tervendanud meie hinge, Jumal on teinud elavaks meie vaimu ja ma usun, et vähemalt mõnest külmetushaigusest on Jumal meid ka tervendanud, kui mingit suurt, mega suurt tervenemist ei ole olnud. Nii et siin on mõned kirjakohad, näiteks Hiobi raamatus, et 5. peatükk, sest tema valmistab küll valu, aga tema ka seob haavad, tema lööb, aga tema käed ka parandavad. Hiobi raamatus on selles mõttes huvitav selline teoloogiline kontseptsioon, et kui te loete Hiobi raamatu algust, siis see algab ju nõnda peale, et see on nagu Jumala troonisaal, kuhu tuleb ka saatan ja küsib luba, eks ju, Hiobit kiusata. Ja ma tean, et mõnedele kristlastele ei meeldi see Hiobi raamat üleüldse, et kuidas nii saab olla, et kuidas nagu Jumal lubab kannatusi ja niimoodi, Jumal on ju hea ja aga minu arust Hiobi raamat paneb selle asja paika, et ka üle kannatuste valitseb Jumal. Ka üle saatana tegevuse valitseb Jumal. Sellepärast, et Jumal ütleb ka saatanale, et sa võid nii palju teha, aga rohkem sa ei tohi teha. Jumal annab selle piiri. Ja minu jaoks on see julgustav. Minu jaoks on see minu arust väga julgustav, et Jumal valitseb ka üle mis iganes nii-öelda negatiivsete jõudude. Ja tal on nagu teadmine sellest, et kui ka mina olen nagu kannatuse all või mingisuguses katsumuse all, siis ei ole nüüd nii, et nagu Jumalal on auto juhitavuse kaotanud ja ta ei tea, nagu vingerdab niimoodi mööda teed, et ei tea, nagu, mis nüüd saama hakkab. Vaid et tegelikult Jumalal on kindlalt ohjad peos, lihtsalt mina ei tea, mina ei näe seda olukorda, mis see parajasti tähendab. Ja Jeremiia raamatu 30. peatükis on öeldud, et sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja ravida sind sinu haavadest, ütleb Issand. Sellepärast, et sind on nimetatud hüljatuks, Sion, kellest ükski ei hooli. Ja ma arvan, paljudele tuttav kirjakoht on Jakobuse kirjast, 5. peatükist. Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal, teda õliga võides, Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Eelia oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal.
nii. Kui meie ihu ja hing siin elus võivad saada haiget, siis Jumal tahab tugevdada meie vaimu. Ja sellest on räägitud näiteks psalmis 147, 3. Ta parandab need, kelle süda on murtud. Ta seob kinni nende valusad haavad. 2. Korintuse 4:16. Kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev päevalt. Üks põhiline küsimus, mis kannatuses või valus meil on inimestena, et miks? Mina ei ole oma elus sellele vastust saanud. Ja ma olen pidanud leppima sellega, et Jumal teab, miks. Jumal teab, millal on õige aeg. Miks pime kannatas 40 aastat. Aga üks on kindel ja mida ma olen ka omal nahal kogenud, et Jumal voolib meie iseloomu läbi kannatuse. Siis kui me, vahel ta tervendab, eks ole, aga vahel ta ei tervenda. Et kummaline on see, et mul on olnud üle nädala aja juba nohu ja hääl on natuke selline, kuulete, et mitte päris. Ja mind on korduvalt võliga võitud ja korduvalt palvetatud. See muide ei vähenda minu usku Jumala tervendavasse väesse. Ja esmaspäeval ma siin saatsin ka sõnumit Marianale ja ka vist Triinule ka, et kas ma üldse tulen suvekonverentsile, et praegu on sellised kahtlased ajad, et kes korraks köhatab, tuleb kohe ju rahva seast välja ajada. Et kas ma üldse võin tulla, ma olen negatiivne koroona mõttes, selles mõttes ärge kartke, mul on tavaline mingi soome-ugri viirushaigus. Et sellesse vast ei sure. Aga lihtsalt mõtlesin, et see on huvitav paradoks, ma pean rääkima tervisest ja siin ma olen natuke nohune ja ma olen palju palvetanud, et Jumal tee mind terveks ja ma olen kuidagi ise ka oodanud, et nii Jumal nüüd tuleb mingi power ja värk ja pauk ja nüüd ma saan suvekonverentsile ja hiljemalt sellel hetkel, kui mu jalg siin A-rannas maad puudutab, olen ma paugust terve, aga näed, võta näpust, ei ole. Ja ma arvan, et kui me ausad oleme enda vastu, siis see vast nii elus ongi, et Jumal tervendab mõnikord, aga mõnikord mitte. Mõnikord vastab palvele ja mõnikord mitte. Aga mida ta kindlasti teeb, on see, et ta voolib meie iseloomu läbi katsumuste. Ja tähtis on see, et au tuleks Jumalale. Ma räägin siinkohal ühe väikese vahepalana mulle südamesse läinud loo. Ma ei tea, kui paljud teist teavad, metodisti kiriku Ameerikas oli üks pastor Jim Lenderman. Ta on ka käinud siin Asbury koguduse vabatahtlikega. Pärnu kogudusel ta on käinud külas mitu korda minu teada. Ja Jim võitles vähiga. Ta seljatas selle. Siis läks umbes 1,5 aastat mööda ja tal tuli teise kohta vähk. Selle aasta jaanuaris ta pani Facebooki postituse, et ta veel läheb mingile eksperimentaalsele ravile, et õnneks ta elas just Ameerika sellises piirkonnas, kus oli ülikooli haigla ja nad tegid seal mingit eksperimentaalravi ja päris kõrged ootused olid, et seal tuleb see abi talle. Sest eelmisest vähist ta ju paranes. Aga juba veebruaris oli Facebookis järgmine postitus, võib-olla seal vahepeal oli veel mõni, aga ma ütleks need põhilisemad etapid. Veebruaris oli juba see, et ta ütles, et tegelikult ma saan keemiaravi. Mul on nädalas niimoodi, et kuskil 3 päeva nädalast mul on enam-vähem okei olla. Ja 7 päevast 4 päeval mul on väga halb olla. Ja ma pean tunnistama, et see on ilmselt parim olek üldse, milles ma võin veel elada. See on minu kõige parem tervislik seisund, mis mulle veel on antud. Ja ta ütles ka selles protsessis, et algusest peale, et ma olen palunud, et mida iganes Jumal tahab, au tuleks tema nimele. Kas ma elan ja tervenen Jumala ime läbi, arstide läbi, tuleb au tema nimele. Või kui ma ka suren, tuleb au tema nimele. Ta oli alistunud Jumalale.
ja ma aeg-ajalt ikka palvetasin ta pärast. Aga siis tuli aprillis postitus Facebooki, et see ravi on nii ränk, et ma ei suuda seda enam taluda. Ma lähen hospiitsi, ma jätan teiega hüvasti, ma lähen hospiitsi. Nad suudavad mu valu maha võtta nii palju, et ma suudan enam-vähem olla. Head aega, kohtume taevariigis. Mul tuleb praegugi pisar silma, kui ma mõtlen selle hüvastijätu peale. Minu jaoks ta oli eeskuju alistumisest. Minu jaoks ta oli eeskuju selles mõttes, et mida iganes Jumal tahab, siin ma olen. Ja ta teadis ka seda hästi palju, kui ma lugesin tema postitusi tollel viimastel kuudel, kui ma õigesti mäletan, siis 16. mai oli siis see, kui ta läks igavikku. Kui ma lugesin viimastel kuudel ka tema Facebooki postitusi, siis seal oli mitmeid selliseid tsitaate, mida ta kuskilt raamatust oli leidnud, et see tänapäevane maailm ajab taga seda, et meil oleks elus nagu tore ja lõbus ja vahva. Aga me ei panusta sellele, et kui palju pikem on meie igavene elu. Me ei panusta sellele. Me ajame taga seda, mis on siin ja mis on üürike. Aga me ei investeeri sellesse, mis kestab igavesti. Ja tema puhul ma tõesti nägin seda, kuidas järjest rohkem tema väline ihu oli lagunemas. Sealt ei olnud enam midagi varsti. Aga tema seesmine inimene uuenes, ta muutus järjest säravamaks, järjest rohkem oma looja näo sarnaseks. Kui me ka sureme, kui me ka terveneme, siis me lõpuks ju sureme. Et Jeesus ju tervendas ka inimesi, aga nemad ka lõpuks surid. Vähemalt ma ei ole ühtegi veel kohanud, kes oleks Jeesuse ajast pärit ja ütleks, et ma olen isiklikult kohanud Jeesust, et ei ole siin suvekonverentsil ega kuskil Eestis ega ka välismaal kohanud sellist. Et need inimesed, see põlvkond on ära surnud siiski. 1. Korintuse kirjas 15. peatükis Paulus ütleb, kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surelikkusega. See kirjakoht sai minu jaoks väga elavaks umbes natuke rohkem kui 2 aastat tagasi. Mu isa oli juba päris eakas, aga siis tal oli Parkinson ja siis ta kukkus väga rängalt, ta oli hooldushaiglas. Ja ma ei teadnud, kas ta on suremas sellel hetkel ja ma läksin nagu Jumala ette selle küsimusega, et Jumal, mis saab? Ma sain selle kirjakoha. See kaduv peab riietuma kadumatusega. See surev peab riietuma surematusega. Ja teate, mu isa lahkus jaanuaris sellel aastal, et see on olnud minu jaoks nii julgustav. Ja minu jaoks on nii selge olnud see. Meie väline kest, see on ajutine, see on seesama telk, mis on lihtsalt laagerdamise ajaks püsti pandud. Ühel hetkel me pakime oma pillid kokku ja meil on täiesti teine uus elu. Lihtsalt on arusaadav ka, et see üleminek on vahel väga valus või ebameeldiv või ebamugav, aga ka selles, mina tundsin seda, et ka selles on Jumal ligi. Ka selles hetkes Jumal kannab. Me ei pea ka surma mitte kartma, sest Jeesus Kristus, kes on surmaväravast läbi läinud, tema teab, mismoodi on seal teisel pool ja tema teab, mismoodi on siin pool ja tema teab, mismoodi on see surmahetkel. Ja minul ei olnud võimalik oma isa käest kinni hoida sellel hetkel, kui ta suri, aga ma tean, et Jeesus oli temaga. Ma tean, et ka kui minu aeg tuleb, siis ma ei ole üksi. Ma ei tea, mis see olukord on, aga ma tean, et ma ei ole üksi. Jeesus on selle tee läbi käinud
ja Jeesusega on nii turvaline seda teha. Ja ka meie surm võib tuua au Jumalale. Mõtleme märtrite peale. Selle kohta on väga palju räägitud, et märtrite veri on ristikiriku seeme. Kui me mõtleme Jeesuse jüngrite peale, Johannes oli ainukene, kes elas vanaeani. Ta oli eakas. Tema saatus oli siiski see, et ta oli Patmose saarel vangipõlves, kus ta selle ilmutuse raamatu kirjutas. Teised Jeesuse jüngrid surid ikkagi nii-öelda ebaloomulikku surma, erinevat viisi hukkamise teel. Kõigest ei ole piiblist räägitud, aga kiriku nagu pärimus räägib, kes kuidas. See, kui me oleme Jumala omad, ei pane meid tingimata alati sellise kaitsva vaakumi või klaaskupli alla, et meiega mitte midagi ei juhtu. Et me käime selles kaunis mullis ja ühel hetkel potsatame taevariiki niimoodi, et meil ühtegi kriimu ka peale ei tulnud. Ma usun, et märtrid kannatasid päriselt, aga au tuli Jumalale. Ja ma usun ka seda, et selles kannatuses oli Jumal ligi. Me loeme seda näiteks, kui Apostlite tegude raamatus on Stefanose hukkamine. Ja ma ei kujuta ette nagu kivide all nagu hukka saada, et ühegi kiviga pihta saada on auts, valus, väga valus. Kui te kukute kivi seal maal maha ja põlv läheb veriseks, kui valus on, ebameeldiv. Et tema sai neid kive nagu niimoodi, et lõpuks oli kivikangur tema keha peal. Aga ta ütleb, et vaata, ma näen inimese poega, ma näen teda isa paremal käel, ta juba nägi seda, ta veel elas siin maailmas, ta juba nägi, kuhu ta on minemas. Ka meie surm võib olla auks Jumalale. Heebra kirjas, seda ma ei ole välja toonud, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seal öeldakse, et pange tähele oma juhatajaid ja nende surma, jah? Umbes selline mõte on seal, ma praegu ei suuda seda tsiteerida vabalt. Et pange tähele, et mitte ainult see, et mida see tädi seal puldis rääkis oma eluajal, vaid ka see, et kuidas ta lõpetab, kas ta jäi usku, kas ta jäi ustavaks. See kõnetab. Ma ei taha pikalt rääkida COVIDist, sellest on kõigil koppe ees, ma usun. Aga ma mõtlesin ühe nagu aspekti siia juurde küll. Me oleme nüüd elanud selle haigusega või selle jamaga, mis siin ümber toimub pikalt. Ja ma arvan, mida me kõik näeme, et COVID on tekitanud palju stressi. Lisaks sellele, et on lihtsalt tervisekriis. Aga mis on nagu minu jaoks isegi kõige suurem mure on see, et ma näen, et on kristlaste hulgas väga palju erimeelsusi ja väga palju sellist nagu kohtumõistmist üksteise üle. Näiteks, sa paned maski ette, sul ei ole usku, nii. Või et nüüd sa lähed vaktsineerima, sul on nüüd see 666 on käe küljes või. Hästi sellised kerglaselt võetakse mingisugune idee ja hästi kergelt pannakse see teisele inimesele külge. Väga palju erimeelsusi on olnud, et kas kirikud peaks olema lahti või kinni, kas peaks riigi reegleid rikkuma või neid austama. Tahaksin natuke selle sama mõtte tuua, mis Taavet eile rääkis, Taavet rääkis teise teema kohta seda, aga ma ütleks, et meil on kirikus vaja väga palju armastust, armastavat õhkkonda, et taluda endast erinevaid inimesi. Paulus ütleb, et taluge armastuses, jah. Et meil on ka siis, kui teine inimene minu jaoks mõtleb täiesti kummaliselt ja tema nii-öelda need tervisevalikud on kummalised, meil on vaja koguduses väga palju armastust. Ja ma arvan, et lisaks sellele, et ta on lihtsalt mingi tervise nagu nii-öelda kriis, ma näen siin nagu seda vaimulikku kriisi just selles tähenduses, et kui sa tahad ühe nagu sõjaväe segadusse ajada, mis sa teed? Sa lähed ja külvad sinna riiu nende vahele, nad lähevad oma vahel kaklema.
ja ma kardan seda, et vaenlase üks taktika on see, et ajada kristlasi omavahel selle COVID-i teema ümber nagu täiesti rõngasse, sõlme. Et me ei suuda leida üksmeelt, et me ei suuda ületada neid erimeelsusi. Rohkem ma COVIDist ei räägi. Nii. Oota, ma kontrollin kella, kas te hakkate juba minema. Nii, selge. Niisiis, ihu, hing ja vaim on omavahel seotud. Ja ma arvan, et kes vähegi nagu järele mõtleb ja oma kogemuse peale ka mõtleb, siis ta saab aru, et see nii ongi. Kui mul on haigus, kehas näiteks midagi valutab, siis mu tuju on ka paha. Ja võib ka juhtuda, et ka minu usuelu hakkab niimoodi seal virelema kuidagi moodi. Et ma rääkisin pastor Jimist, tema usuelu läks selle võrra tugevamaks, et ta elus oli kannatus. Aga alati nii ei lähe. Minul on küll nii, et kui mul pea valutab ja ma ei ole peavalutabletti saanud, siis mul läheb üsna ruttu nagu tuju kehvaks ära. Ja ma vahel olen endale sõnastanud, et pigem ma võtan rutem selle peavalutableti, kui ma nii-öelda rikun enda ja ümbritsevate inimeste tuju. Et need on omavahel nii seotud. Hingeline haigus mõjutab ka, et kui on ütleme, mingi psüühikahäire või selline, siis tegelikult inimene võib väga kergesti hakata veel muid asju mõtlema, tunnetama. Et näiteks depressioonis või ärevushäirega inimesel võivad vabalt olla südamerütmi häired või mingid sellised asjad. Ja vahel ongi raske aru saada, kumb oli enne, kas enne oli muna või enne oli kana. Et kuskilt see, aga see on niisugune terviklik ring, nad omavahel mõjutavad. Ja tegelikult on ka just loogiline, et kui meie usuelu läheb alla, siis võib juhtuda ka, et me ühel hetkel nagu endast ei hooli. Enda füüsilisest või vaimsest tervisest. Ja kui me aga aitame teisi inimesi, et siis see on ka oluline meeles pidada, et inimene kui tervik vajab abi. Et ta ei vaja ainult sõnu, aga ta vajab nagu ka, ütleme, et nii nagu Jakobus ütleb, et ära ütle talle lihtsalt, et mine ja soojenda ennast oma kodus, kui tal polegi nagu sooja kodu või süüa, eks ole. Et tal ei ole siis ainult sõnu vaja, vaid tal on vaja ka seda füüsilist abi. Nii. Mis siis on meie vastutus? Hästi pikalt ju rääkisin sellest, et palju on Jumala käes. Esimese Korintuse kirja 6. peatükis öeldakse, või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning teie ei ole iseenese päralt, sest te olete kallilt ostetud. Austage Jumalat oma ihus. Ja nüüd ma jõuan natuke sellise võib-olla psühholoogia valdkonda, aga ma arvan, et see on ka oluline. Et mis need vajadused on, mille eest me peaksime hoolitsema? Kui ma alguses ütlesin, et meie oleme need tööriistad, keda Jumal läkitab välja, siis mis on vajalik, et meil oleks olemas? Kõigepealt, meil on nagu elementaarne on see, et me saame magada, me saame süüa, saame juua, et meil on soe, et meil on puhkus. Ilma selleta see on nagu see vundament, ilma selleta ei saa midagi. Sealt edasi tulevad turvalisuse vajadus. Nii selles tähenduses, et ma saan kodus ennast turvaliselt tunda, kui ka selles mõttes, et näiteks mu riigis või minu elupiirkonnas on turvaline. Sealt edasi tuleb kuuluvuse vajadus. Ma tahan kuuluda mingisse gruppi, kuuluda kellegi hulka. Ja siis on tunnustusvajadus. Ja viimaks siis eneseteostus, mis iganes see kellegi jaoks on. Aga tegelikult ma ütleksin niimoodi, et ma näen liiga tihti ka kristlikke töötegijaid, kellel see alumine logiseb, kes ei maga näiteks piisavalt. Ma õppisin natuke enda eest seisma
ka mitte just väga ammu aega tagasi, siis kui mu esimene laps sündis, kellel on väiksed tited olnud, nad teavad, et laps võtab sult kõike rohkem veel. Temal pole vahet, kas sa oled maganud või mitte, temal pole vahet, kas sa vetsus jõudsid käia või kas sa oled nädal aega pesemata, tema ikka tahab nagu sind ja sind ja sind ja sind ja sind rohkem. Ja ükskõik, kui armastav mu abikaasa on, tema tegelikult, ta ei näe ju minu sisse, kui ma ei väljenda oma vajadusi. Ta ei näe, et ma olen praegu väsinud või et mul oleks praegu tegelikult see tunne, et ma tahaks tegelikult duši all ära käia. Ma õppisin seda selle tite kõrval olles, et tegelikult ma pean hakkama hoolitsema iseenda eest. Ma ei saa oodata, et uni kukub mulle paketina sülle, sest seda polnud kuskilt võtta. Ma pidin selle eest võitlema, et ma saaksin magada. Esimestel seal 2-3 kuul ma mäletan, et ma olin õnnelik, kui ma magasin 5 tundi öösel ja kehva öö oli siis, kui oli 3 tundi öösel. Et mul ei ole lapsed kunagi head magajad olnud. Ja sealjuures mul on olnud see võimalus, et me saame ikkagi abikaasaga jagada. Nii et meil on olnud ikkagi täiesti unetuid öid ka. Selles mõttes, et siis mina sain 3 tundi magada, tema sai teine 3 tundi magada, et kuidagi kompunnisime. Aga laps oli vinske, tema ei maganud. Et mul on üldse sellised vinsked lapsed, tublid. Aga see eluolukord tegelikult õpetas mulle, et ma ise pean seisma oma vajaduste eest. Ja kui ma nüüd panen selle teise konteksti, mina kui kristlik töötegija, kogudus tahab, et pastor on kogu aeg olemas, kogu aeg midagi kirikus toimub, kogu aeg ta peab nagu hinge hoidma, kogu aeg ta peab nüüd korraldama seda töövaldkonda ja siis ta peab selle inimese ära kuulama, siis ta peab sinna jooksma ja siis see laager vajab toimetamist. Ja oot, aga millal ta sõi viimati või kas ta sõi tervislikult? Mis see kehakaal ütleb? Mul on ka ülekaal tegelikult, ma olen täiesti teadlik sellest. Et tegelikult, ja magamine, eks ole, me võime lühikest aega panna niimoodi nagu orav rattas, aga kui me teeme seda pikaajaliselt, siis me põleme läbi. Ja ma ütlen ka, et see skeem on siis pärit Kiira Järvelt, kes on pereterapeutide suur guru ja õpetaja. Mina olen pereteraapiat õppinud tema käe all. Aga see on väga hea ja illustreeriv skeem, et kui meil vajadused ei ole kaetud, need samad, mis ma ennem seal püramiidi nii-öelda näitasin, mis siis juhtub? Esimese asjana on rahulolematus. Mõni mees vaatab, et mingi kodus on vinguv naine, vingub ja vingub, muudkui vingub. Nii. Sealt tuleb stress. Ei ole ainult vingumine, vaid on kogu aeg rõhuvolek, raske olla. Ja see on tegelikult nagu, kuidas öelda, selline nagu veel piir, kus saaks tagasi loksuda alguspunkti. See on see piir, kus saab minna tagasi veel enda vajaduste eest hoolitsema, ilma et midagi suuremat veel juhtub. Ma arvan, me kõik oleme elus kogenud seda hetke, et me oleme närvis või meil on mingi stress, mingit perioodi, aga siis me saame välja magada ja siis me saame natuke lõõgastuda ja teisi mõtteid mõelda ja jälle hakkab parem. Aga kui seda ei juhtu, siis võib kõikvõimalikke sümptomeid välja lüüa. Et siin on näiteks mõned näited ainult ja ma arvan, et see ei ole nagu lõplik nimekiri. Et lastel võivad olla käitumishäired. Muide, see ei ole nagu see, et lapsel on stress selles tähenduses, vaid laps elab alati välja oma vanemate stressi. Kui mina lapse vanemana näiteks olen üle töötanud ja närvis ja ma vaatan, et mu lapsel on käitumisprobleemid, siis see ei ole lapse probleem, see on minu probleem. Ma ei pea hakkama last korrale kutsuma ja korda tegema, vaid iseennast korrale kutsuma ja iseennast korda tegema. Laps on ainult täiskasvanu peegel. Meil on vahel nii kerge on nagu lükata see lapse kaela. Mul ongi mingi probleemne laps. Ta ongi süke, raskesti kasvatatav. Ei ole nii. Lapsed peegeldavad täiskasvanuid. Niisiis, lastel käitumishäired. Siis igasugused, hüperkineetiline ongi see, mis need on need hüperaktiivsed, jah.
siis igasugused tundeeluhäired, õppimisprobleemid, suhtlemisprobleemid, tikid on see, kui nägu tõmbleb või niimoodi, jah. Söömishäired, kõnehäired, no kõikvõimalikud, no ma ütlen, et see nimekiri ei ole lõplik. Ja ka täiskasvanutel depressioon, ärevushäire, psühhoosid, hingamisteede vaevused, seedehäired, haavandtõbi, astma, kõrge vererõhk, nahahaigused, kasvajad. Et kui vaadata nüüd nagu algusesse, et alguses nagu polnudki ju mitte midagi, lihtsalt vajadused olid katmata, nagu polnudki, justkui nagu nullist või tühjast kohast tuli. Aga seal oli see piir, kust maalt läks see üle, kus vajadusi jätkuvalt ignoreeriti ja siis tuleb sümptomaatika. Nii, ja siis sellele järgnevad need tagantjärgi tegevused, jah. Et tagantjärgi saab ravida ja käia teraapias ja nii edasi. Kui on mingid rasked haigused, ega ei olegi väga palju midagi teha, ainult pereliikmeid informeerida, et võt näed, et sul ongi niisugune nüüd olukord kodus. Et need on kõik tagantjärgi nii-öelda olukorra nii-öelda kokku kühveldamine kuidagi. Nii. Nüüd ma natuke nii vaatame. Jah. Ja halvemal juhul võib ka sealt sümptomaatikast siis puue kujuneda välja. Et lähebki see sümptomaatika läheb nii tugevaks ja nii kestvaks, et ta ei ole välja ravitav enam. Ei aita enam mingi ravim või teraapia või asi, see lihtsalt see süveneb. Nii, siin on see normaalsuse piir nii-öelda. Ja nüüd, mis siis aitab? Aitab see, kui me võtame aja maha ja vaatame endasse ja vaatame ja küsime endalt, mis asi see on, mis mulle rahulolematust tekitab. Ja ma saan teadlikuks sellest. Kristlastena ma loodan, et me praktiseerime seda igapäevast vaikset aega koos Jumalaga. Aga ka psühholoogid, ilmalikud inimesed ütlevad, et tegelikult inimene vajab iga päev aega iseendale, et vaikselt olla ja mõtiskleda, et olla teadlik sellest, mis tunne mul on olla, mis tunne mul on. Sest kui me paneme lõputult nagu orav rattas, siis me ei ole teadlikud oma rahulolematusest. Võib-olla juba stressi me märkame ja ühel hetkel võib sealt üle piiri kukkuda, kus on nagu juba ravi vaja. Nii. Ja teadmisest on vaja siis nagu edasi minna nii-öelda tegutsemisele. Tuleb midagi ette võtta, tuleb seda elustiili muuta selleks, et need vajadused saaksid kaetud. Nii. Ma tean, et te tahate juba kangesti süüa, ma nüüd üritan oma jutu kokku tõmmata. Ma jõudsin loogikaga sinna, et eitada või jaatada tervisemuresid. Ma tean, et mõned teoloogilised suunad õpetavad, et sina ei tohi rääkida kurja või sa ei tohi halvast rääkida, sellepärast et nii kui sa selle suhu võtad, see tuleb sulle kaasa ja tuleb kuulutada võitu, põhimõtteliselt nagu eitada. Ja? Teine teoloogiline suund ütleb, et kõik, mis juhtub, on Jumala tahe, sa pead lihtsalt alistuma sellele. Nii. Siin on selline kaks niisugust nagu äärmust, kas ususamm või rumalus tegelikult. Samas olukorras võib olla tegelikult, ma ütleksin niimoodi, ilma Jumalata võibki olla tegu rumalusega, aga kui Jumala sõna on selles olukorras, see võib olla ususamm. Näiteks see Süüria väepealik on ju, et ilma Jumala sõnata oleks ta olnud lihtsalt napakas mees, kes läheb 7 korda vette suplema, jah? Aga Jumala sõna peale, mis oli ususamm, selle läbi ta tervenes. Ja see eitamise, jaatamise teema on ka, et pessimism versus Jumala vägi. Me võime jääda sinna kinni, et midagi ei juhtu, kõik on jama, aga me võime ka uskuda seda, et Jumal on väeline, saagu mis saab. Aga mul on ka selline nii-öelda eitamise poolt
üks selline nagu konksuga nii-öelda mõte. Et tegelikult on ju, seda on läbinisti uuritud, et inimesed, kes raskes haiguses nii-öelda alla annavad ja ütlevad, et noh, kõik on pekkis ja kohe suren, siis tegelikult nad surevadki, nende haigus progresseerub kiiremini. Need, kes jäävad leseks ja nii-öelda löövad elule käega kiiresti, ka nende eluküünal võib pustuda selle võrra kiiremini, kui neil ei ole enam seda elutahet. Seda on paljud arstid kinnitanud. Et seega lootus ja seesmine julgus elada, see tegelikult annab nagu jõudu ja kannab läbi. Aga jaatamise poolt nii-öelda, tegelikult ma räägin samast asjast, aga ma konksutan teid natuke. Et psühholoogias on see kontseptsioon, et inimesed, kes oma probleeme jaatavad, tegelikult on tervemad. Või kui me võtame, Metodisti kirikus on ka tehtud seda tähista tervenemist programmi, et seal on tegelikult esimene punkt see, et ma pean oma eitamisest välja tulema. Mis iganes see jama mu elus on, ma pean tegelikult nagu leppima sellega, et nii on, kõik on pekkis. Aga seal juures, nii nagu piiblis on, et sa oled padu tõttu surnud, see on ka jaatamine, nii, jama on kõik. Ja seal juures on siis see evangeelium ja Jumala vägi. Nii. Ja nüüd ma mõtlen, mis ma teile veel ütlen ja ütlemata jätan. Te ei kujuta ette, kui palju mul on ette valmistatud, aga nii. Ma teen nüüd, räägin kiiresti nagu kohvi saanud orav, eks ju. Oota. Ei. Oota, kuidas ma selle nüüd tagasi saan eeldana aega? Jah. Vot, et mis on Jumala käes? Jumala käes on arm, Jeesuse Kristuse lunastus, Jumala käes on meie elukäik, kelleks me sündisime, millised on meie füüsilised eeldused, see keskkond, kus me elame. Nagu nii vihma sajab, kuhu te ikka kiirustate. Et kuulake aga edasi. Et ja Jumala käes on meie elu pikkus ja tegelikult ka see, et Jumala käes on teist inimest muuta, see ei ole meie käes. Nüüd ma jätan terve hulga asju vahele. Ma plaanisin veel rääkida kõik võimalikke kummalisi arusaamu, mida inimesed nopivad piiblist välja ja ma hüppan lõppu. Nii, vaatame, kas mul õnnestub. Nii, juhei. Kunagi siis alt letti võite küsida, mis ma rääkimata jätsin. Et kokkuvõtteks, inimene on tervik, nagu ma juba rääkisin korduvalt. Vaevalt, et keegi saab öelda, et ta on igas mõttes täiesti terve. Alati meil on arenguruumi mõnes valdkonnas. Kui meie ihu ja hing võivad aja jooksul saada haiget, siis meie vaim ehk seesmine inimene uueneb. Meie hingehaavad vajavad sama palju tervendamist ja abi kui füüsilised haigused. Et ma tean, et paljudel inimestel on kuidagi nagu piinlik näiteks kas psühholoogi juurde minna või niimoodi, kuidas ma sinna lähen, et kõik vaatavad, et ma olen nagu mingi, ma ei tea, nagu uhuu, on ju. Aga tegelikult ma ütleks, et samamoodi nagu me hambaarsti juures käime, et kui sa seal hambaarsti kabineti ukse taga istud ja ootad, ega keegi ei mõtle, et no raudselt see tüüp ei pese hambaid, on ju. Et sama on ju tegelikult ka siis, et kui sul on mingi teema hinges, on ju, et sa võid minna ja arutada seda. Et ei pea sellest kohe tegema järelduse, et ta on mingi nagu täiesti ahaa, on ju. Ja, et võin just, et on kristlikke psühholooge ka ja terapeute. Nii et ja tähtis on see, et me keskendume iseendale. Enne kui me läheme kellelegi kuulutama, ma ei jõua seda kuidagi piisavalt ära rõhutada, nii kerge on näha, mis teine inimene valesti teeb. Mina võin nii kergesti vaadata, et vaata see Robert, on ju, vaata mismoodi ta istub, on ju. Kes see istub niimoodi nagu Robert? Kummaline mees, on ju, ära palun solvu. Et nii lihtne on teist inimest arvustada. Aga vaadata seda, et oot, mis mina nagu, mis ma täna selga panin või kuidas ma siin nüüd seisan ja kas ma vehkisin liiga palju kätega või kas ma rääkisin liiga kaua. Tegelikult iseennast on nii raske
nii raske tegelikult vaadata, nii palju mõnusam oleks teise kallal võtta, on ju? Alustame iseendast. Nii, ja ma tahan lõpetada meelerahu palvega, mis on ka Tähista tervenemist programmis. Et mul on vist lihtsam siit lugeda, sest mul on see telefon nii kribu-kribu. Issand, Issand, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust nende vahel vahet teha. Elada üks päev korraga, nautida ühte hetke korraga, võtta raskusi kui teed rahusse, võtta nagu Jeesus seda patust maailma, nii nagu see on, mitte nii nagu mina tahaks, et see oleks. Usaldada, et sina ajad kõik asjad joonde, kui ma alistun sinu tahtele. Nii et ma võiksin olla mõistlikult õnnelik selles elus ning ülimalt õnnelik igavesti koos sinuga tulevases elus. Aamen. Suur aitäh sulle, Marie, selle toreda ettekande eest ja eks need on sellised teemad, millest me sellisel imelikul ajal, kus me praegu elame, kogu selle COVID-i värgiga, eks me peame nendest rääkima ja inimesed järjest rohkem esitavad neid küsimusi nii vaimse tervise kohta kui elu ja surma kohta ja kõikide nende asjade kohta. Nii et me kristlastena peame oskama kõigepealt omama ise ka õigeid arusaame, piibellikke arusaama ja samuti oskama ka nii enda eest hoolt kanda kui ka teiste inimestele olla toeks ja abiks läbi kõige selle. Nii, aga ma nüüd hetkeks annan veel ka sõna Urmasele. Nii, ma püüan ka teha lühidalt. Enne kui me sööma läheme, üks kiire teadaanne. See aasta, nagu te olete tähele pannud, ei ole meil siin kirjanduse telki, kuna logos ei saanud tulla siia seekord. Aga mis on logosel uudist, kui veel mõni ei tea, siis logosel on valmis e-pood. Mitte lihtsalt kodulehel, vaid e-pood, kus saab tellida raamatuid. Ma ei tea, kas pildiraadio näitab või näita, aga siis kui nad näitab, siis nad näevad seda ise ka sealt, nad on väga tublid. Ja logosel on teile teadaanne, kui te täna teete tellimuse sealt e-poest, kes on oodanud neid siia ja tahavad midagi sealt saada, siis kui te täna tellite ja panete sinna ostu puhul märkustesse, siin kohe teeb Rahel ühe ostu läbi, näitab ostukorvi ja siis seal on maksma, mine edasi veel, mine maksma, ja maksa ära ka, siis saad ostetud ilusti, siis seal all on märkus, kus ta siin on, veel allapoole. Vot märkused selle tellimuse kohta. Siis kui te sinna kirjutate suvekonverents, siis homseks on need asjad teil siin. Kui te tahate, olete midagi väga oodanud, et logost tuleks ja tahate osta, siis see võimalus teil on. Nii et kasutage seda võimalust. Kui kellelgi on abi vaja, et ei oska ise internetidel osta, siis pöörduge kas minu või mõne teise noorema poole, me aitame. Nii et siuke lühike teadaanne teile, aitäh! Ütleme nii, et kella 6-ni kindlasti veel saab osta, sest homme hommikus võidab auto siia poole välja, et selleks saab kaasa. Nii sõbrad, aga nüüd siis ootame teid tagasi siia telki 16.30 ja nüüd kõik, kes on siis söömas esimeses vahetuses, siis me läheme täitma oma Maslowi ühte põhilist vajadust, me läheme sööma ja teised siis natukese aja pärast, aga ärge unustage, et vahepeal on siis ka veel sport ja muud asjad, aga õnnistatud söögiaega ja vaheaega.